Läheme Jailhouse'i Rocki juurde. Saame hakkama küll. See ongi Jailhouse Rock. Läheb. Otsustasime, et siit ikkagi edasi sõitma ei hakka. Jailhouse Rock on siin siis vasakul. Esimese hooga panime mööda, sellepärast et ega see tänav siia tähistatud ei olnud, mis tänav? Jeep Road. Ja mõtlesime, et siitast nagu sõitma ei hakka, kuna meil on ainult esivedu, siis ma ei usu, et siin lahtises liivas me suudame selle ringi ära teha, et jääme siia kinni ja igavene jebla tekib. No, on päris ränk. Aga tundub, et läheb kergelt. Lähme vaatame seda. Jailhouse. Alt tundus nagu hullem. Väga kõige hullem ei olegi, eks. Näis, kuidas pärast alla saab. See on nagu üks libedam koht. Ära sinna sisse minna. Vaat nüüd on sul õudne. Jailhouse. Oi bloody hell. Jailhouse Rocki ääres. 27 kraadi väljas. All on üles keeramise platvorm. Ümberkeeramise platvorm. See on ilus Karjamaa. Piiratuna punaste mägedega. Ja Jailhouse Rock. Käidud. Ja nüüd alla tagasi. Vaatame, kuidas me selle autoga siit üldse välja saame. Kakskümmend 2 miili sõitu siis sellelt teelt, mis ühendab Planningit Moabiga ja jõudsime sellisele kohale, mille nimi on Needles Overlook ja siit avaneb siis suurepärane vaade Canyonlandsi rahvuspargile, Needlesi piirkonnale eelkõige. Vähemasti ikka otse alla, et nad ega meid ei peata, mingi see rada saab otsa, keda kotib. Six Shooters Overlook, 6 tulistaja vaate platvorm. Üüratu vaikus. Inimene peab ikka kõrgele saama.
punane katusealune on üks vaatekoht. Päike peale paistaks, siin muud varju ei ole. Ainult ülivõrdes saab kirjeldada. Super ilus. Täitsa ülevalt vaadates arusaamatu ja lõputu kanjonite rägastik. Tagasiteel Needles Overlookist keerasime siis 8 Mile Jeep Roadi peale. Siit siis peaks olema siin 8 Mile Rock, kus peaks olema vana rancho. See on üks veehoidla näha. Võib-olla seal taga ongi või? Ja siis lähme siit edasi, üks polügamistide community peaks olema. Ma vedasin nad vanasse ranchosse. Siin on nüüd storage place, ehk siis siin peaks karjakasvatajad hoidma oma vara. See on veepaak. Ja seda nimetatakse siin korral. Siia siis aetakse kari kokku. Ja sinna lähme nüüd edasi. On piibe pargitud auto. Tahtsingi sinna kupli otsa autoga sõita, aga nad hakkasid protestima. 8 Mile Rock. Oleme sõitnud mööda tolmuteed ja nüüd oleme jõudnud Hatch Rockini. Taamal on Lasalli mäed ja seal siis all servas on siis inimeste elamised ja need on siis polügaamid, kes seal elavad era-communities. Ja see on meie järjekordne aach. Looking Glass aach. Lähme kaeme seda Looking Glass aachi veidi lähemalt. Risti-rästi vist tuleb minna, mitte otse, vaid niiviisi kaldu switchbackidega. Käisime seal üleval, kus vari langeb. Ausalt öeldes ega ei ole vaja igale poole trügida, et vaatad pärast, kuidas siit alla saate, nagu kuradi järsk. See on nüüd tõeline ersats koht, umbes 15 miili põhja poolt, lõuna poolt, vabandust, Moabile lähenedes. Ja seal üleval Rocki ääre peal on näha valget džiipi. See on siis ühe mehe poolt kalju sisse uuristatud maja ja siia ümber on siis tekkinud igasugune ekstravagantsete vanavara asjade väljapanek. No need siin on muidugi turistide autod. Siin kõrval on näiteks isegi mingisugune väikene loomaaed. Ja siis siin on mingisugustest numbrimärkidest, et on teab, millest tehtud hiigelžiip. Trading post. Aga ikka kusagil peab ju rahaga tegema ja midagi peab ju müüma. Ja siin on Rock all on Franklin Delano Roosevelti memoriaal. Noh ja igasugust muud sellist imelikku asja. Nii läheneme siis Moabile. Väike tõusene võtta ja siis on Wilson Aach ka vist, vaatame, kuidas sellega saab. Siis jõuame sinna alla ronida. Siis peaks olema puhas laskumine Hispaania orgu Spanish Valley'sse.